No nii. Halla. Minä siin. Oikein sikka. Olen siin Saunalahti järve ääres, mere ääres. Meri vist, mitte järv. Ma ei ole geograafiast tugev. Bioloogias samuti mitte. Alati kui mul on mingi sihtkoht, kuhu ma sõidan rattaga, siis ma alati mõtlen, et kas sinna metsa või sinna mere äärde või sinna rohelisse kohta, alati. Isegi kas ma olen siin looduskohas 2-3 minutit, see piisab. Nüüd ma tulingi. Nüüd ainult mul on vankris. Ma sain 2 tatlit. Tatlites on suhkur ja mul muusika. Ed Sheeran, Shape of You. Let's not talk too much. Kedagi pole. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Tegin pausi. Tegin paar pilti. Siin me oleme ujumas käinud. No mis mina ujumas? Minul kõva ujumine, varbad vette. Tehtud. Tahtsin rääkida, käisin Lidlist. Üleeile tuli uudiskiri. XXXXList. No sa ei saa ju, kui on muusika kõrvas. Päris tulin on siin. Mul on alati niisugune viga, et ma ei suuda nagu keskenduda ühele jutule. Aga rääkima, kas juba teine, 3., 4. jutt tuleb meelde. Uudiskiri XXList tuli, et seal on jooksusokid Nike omad 5,90, enne oli 8,90. Ma mõtlesin, nagu sa tead, ma nii palju nendest firma märkidest, Nike'dest, Adidasest ei hooli, aga nagu ma rääkin, et jooksutossudest ikka kvaliteetsed. Ja kui satub olema suure hea koduga, siis ikka. Aga muidu kõik spordiriided on mul Lidlist. Joppe, püksid, Fleece, XL-ist, aga XL on ka väga odav. Olen vist muusika ära võtma, ma ei suuda keskenduda. Aga siis vaatasin Lidli just tee peal ette. Mõtlesin, et teen äpi lahti, vaatan, mis seal on tära. Et Lidlis olid täna eile tulid jooksuriided. Sokid, jooksupaar sokk oli kas 3,99 või 4,99. Okei, võtsin 2 paari, spets jooksusokid, no mul on uued ju jooksutossud sisse õnnistamata. Siis võtsin retukad, värvilised, ilusad. Ja rinnahoidjad ka, sportrinnahoidjad. Ma lugesin eile ühte blogi ja seal üks Soome naine, kes ka harrastab väga aktiivselt sporti. Kihvt naine niisugune, tal on väga skandaalirikas background selle taga, aga ta on tore, hästi naljakas niisugune. Come on, be my baby, come on. Kui me käisime seal I Love Me, enne kui ma sünnitama läksin, samal päeval käisime seal messukeskusel, tervise messukeskusel, siis ta oli seal, siis ta naeratas mu tütrele. Ja kui ma nägin seda ammu linnas, seda naist Martin Aidolehti on ta nimi, et kui võitab vaata Google'ist järgi, et siis kui ma käisin tütarel või pisike kärus, mul oli see äge vanaema käru, siis ta kõndis mööda, naeratas mulle, siis vaatas veel tagasi, ma vaatasin ka talle otsa. No anyway, igatahes tema rääkis sportrinnahoidjast, et seda peab kas oli poole aasta või aasta tagant vahetama ja iga kord peale kasutamist peab pesema. Mingi, et tõesti, mina küll ei pese, mina panen oma higised riided, panen lihtsalt rippuma ja ongi kõik. Ja teatud korda tagant nagu pesen, vaata. Sest minu arust nagu tänapäeval tehakse nii kvaliteetsed riided, et nagu sa ei hakka veel haisema. Aga see olen mina. Ja siis ta soovitas selle sportrinnahoidjaid, aga see raamat, mis ma loen, Running Like a Girl, ma pole seda läbi lugenud. Mul on teised ajakirjad ja 100 asja, nagu sa tead, kodu ka. Et siis tema soovitas, et iga poole aasta tagant, aga siis see, ma pean nüüd natuke hingama kokku võtma. Nii, Running Like a Girl, eesti keeles, kuidas minust sai jookseraamatu autor Alexandra Hemingway. Temal on hästi suured tissid, no tal on ikka melonid, tal on ikka siuksed pommid, vaata, et nagu kui jooksed, siis ma ei kujuta ette, mis tunne võib olla, aga ta kirjeldas seal, et tal on väga ebatunne, et lendab silma, siis üle kaela ja niimoodi, no ikka saad aru. Aga ühel sõbrannal on ka suured tissid. Tissi, mis sa tead küll, kes oled. Anyway, ja siis temal just, kui ta hakkas nagu jooksma, ta kirjeldas seal, et hästi ebamugav rüht oli vastik ja siuke, no kujutad ette küll see kaal tõmbab allapoole. No ikka megatissid.
ja siis tema läks spordipoodi, mul tuleb jälle Ed Sheerani laul, mul on seda laulu mitmes eri versioonis, akustik, rock, bla bla bla. Tema läks spordipoodi ja temalt nagu mõõdeti nagu ära personaalselt, ahah, see tiss, võta see rinnahoidja, ei nagu mõõdeti ära, vaata, ümbermõõdeti värgid. Ja tema ostis Shock Absorber rinnahoidja. Ja ütles, et nii, kui ta selle rinnahoidja nagu selga pani, siis tema oli nagu vau, rüht läks kohe selgeks ja ta tundis, et kuidas nagu teistsugune on palju kergem on joosta, mitte nagu, no ma ei tea, kui suured pommid tal olid, aga noh, saad aru, mida mõtlen. Shock Absorber. Ja siis, kui need olid talle läbi kulunud, siis ta mõtles, et et ma teen lahti, arvutan lahti, vaatan, girl, you know I want your love. Vaatan, palju mitmest tükist see koosneb. 72 tükki! 72 eri osast rinnahoidja. No jah, aga küsid, mis hind on? Hind on ka 59 eurot. Mõtlesin, et no ei tea, et äkki peaks ka siis soetama. No tead küll, et see on see asi, et kui selle inimene näiteks mulle meeldib, kuidas ma raamatut on kirjutanud, ma pole seda läbi lugenud, et kui inimene sulle meeldivad, siis tahad ikka nagu, et tema soovitus asjul teha. Ja siis ma mõtlesin, et mul ei ole pommid, mul on siuksed vistrikud, 2 vistriku, 1-2, et ei näegi. Nagu mu sõbranna ütleb, et paned joodi peale ja kaovad ära. Ei tea, kas mul on vaja siukest osta. Aga jumal tänatud, et Lidlist olid täna ka running bros. 12 eurot ostsin need. Ilusad liilakad, ma panen pärast pildi ka. Et jah, et niimoodi siis. Poeg on mul ainult täna kaasas. Mulle video kisub päris pikaks. Poeg on täna kaasas, sest nagu ma ütlesin, et Saksamaalt tuli abikaasa vend, tütrekes onu külla, jätsin nad koju, las mängivad omavahel, abikaasal ka vaba päev, sest onu ei käi ju nii tihti siin, et las siis naudib seda aega. Nii naljakas, eile käisime siis mängimas õues, onu vedas kilgu igalt poole, mäest alla, mäest üles, pärast tulime koju, onu jäi kohe magama. Mõtlesin, no kas sa jooksed ainult 5 minutit, mida sa magad? No ma pole harjunud, ma saan aru, ta pole harjunud. Ma mõtlesin, et issand jumal, minagi seda rattaga mitu tundi pean süüa tegema, pissi kaka, seda sinna, ma peaks kogu aeg iga hetkel magama. Aga noh, võib-olla meeste värk ja naised, we got the power. I'm in love with the shape of you. Jah. Ja siis Lidlis, mis mul oli, mis mul meele nagu võttis nagu nii kurvaks. Ma olen ammu juba tähele pannud, et boksitrennist üks nagu trenningkaaslane on seal. Ma olen talle üritanud nagu läheneda, nagu iga kord, kui ta satub nagu pilk, tema pilk minu peal, mikka naeratan, aga ta kunagi ei naerata. Ma samas on mõelnud, et võib-olla mäleta mind või tunne ära, aga noh, täna ta teenindas mind. Siis ma ütlesin talle, kas sa käid seal nagu trennis edasi, ta mingi, jaa, käin. Ma mingi, ma hakkasin just maksma, siis ta ütles, et ma käin edasi jõudnute grupis, et meie grupp on juba edasi jõudnud. Siis ma mingi, ma tahtsin öelda, et ma olen nii kade, mul ei tulnud see sõna üheski keeles meelde. Mul oli pangakaart käes, ma olin lihtsalt seal, ma olin nii kade, et ma tahan ka, ma nii tahan ka. Ma ütlesin talle, et väga tubli oled, et jaksu, tsempi sulle, et sa käid seal. Ma ütlesin, et ma tahaks ka käia, et aga noh, võib-olla kunagi hiljem. Aga siis järgmine kord, kui ma teda näen, minu partner, nii nõme minust, ma küsin oma partneri numbrit, kui ma ära läksin trennist, et oleks saanud suhelda. Aga siis ma küsin nüüd selle poemüüja käest, et ta annaks, kui minu partner edasi käib, et annaks partnerile minu telefoninumbri, siis me saame chatida, helistada, et mis kellaajad seal on või järgmine kord, kui ma Lidlisse lähen, ma käin seal tihti. Et siis ilus pajupuu. Vist on paju. Et siis ma küsin selle müüja käest uuesti, et mis kellad ja mis päevad nad käivad. Ma helistasin sõbrannale ka, kohe kortsin muret, et mul oli nagu nii kurb, ma tõesti mõtlesin, et ma 31 hakkan nutma seal leti ääres. Ma olin nagu need tõesti, ma tahan ka. Tead küll, see on niisugune, et sa tahad, sul on see maik juba suus, sa tead, kui hea see on, sa naudid seda täiega. Ma tahan kohe praegu, nüüd hedi, sa ei saa. Ma tean, et kes kannatab, selle tuleb palju paremini kätte, aga ma olen neitsi. See ei ole niimoodi. Ruttu kohe vaja hedi, hop. Nüüd tuli vene räpp. Ljubis, aga anyway. Sõbranna ütles, et mis asja sa vingud, et davai hakka käima, aga nüüd ma peangi välja selgitama, mis kellane on, sest pojake
läheb mul veel 8 magama, 7:30 hakkame talle massaaži tegema. Ja siis abikaasa käib pikemalt töö pealt, kuidas kõik organiseerida. Ja suurim mure on see, et kui ma võib-olla, natuke kui ta ärkab vahepeal üles, see poeg on ju, ja siis võib-olla kui ma pumpan nagu piima talle valmis, võib-olla ta harjub nii pudeliga ära, et minu rind enam ei taha, nagu ma ennem ju kurtsin. Tütrega oli nii 8. kuud, ma olin paar päeva olin ära, pumpasin piima kõik ilusti välja, sai pudelisse abikaasa hooldas, tulin tagasi, kõik, ei taha, tee mis tahad. Üritasin, helistasin imetamisnõustele, hüpitasin palli peal tumedas toas, kõik. Aga ma ei taha, et nii pojale käiks. Need teel, kellel on 2 last, andke mulle palun veel nõu. 1 augustikuu, paljud augustikuu grupi naised andsid ka mulle nõu, et ühed ütlesid, et käi, üks ütles, et ei ära käi, et jõuad trennis alati käia, ma tean, see on õige, ma jõuan alati, praegu on beebi tähtis. Aga mul oli täna lihtsalt siukene tunne, et ma tahan sinna minna, ma tahan vaheldust, ma tahan. Okei, praegult on ka mul vaheldus ja niimoodi, aga ma tahan inimesi näha. Ma tahan lüüa seda inimest, kellel on see boksi, ma ei tea, mis see nimi ongi, boksi labak käes, ma tahan teda lüüa, ma tahan labakut lüüa, ma tahan. Mis ma teen? Peab mõtlema, aga mu käed, kohe nad kukuvad otsast, sest siin on nii külm ja tuul. Hadi, ma nüüd sõidan edasi, vaatame palju me oleme sõitnud. 10:04 kilomeetrit, eks lähen siis tagasi ka, eks tuleb siis 20 mille kokku. Aga okei, ma nüüd sõidan, vaatan siin veel loodust ja lähen tagasi. Hea, et sa mind jälgid. Anna mulle nõu, mis ma teeksin selle trennimisega? See tunne on suur, aga sama loomulikult number 1 on mu beebipoeg ju. Ma peangi just uurima jah, et mis kellast kella need käivad ja organiseerima. Ma tegelen sellega süvitsi. Varsti ma ne pildid, mis ma sain poest. Hadi!